Kõikidel autodel ei pea olema märge SUV, sest et maastikuvõimekus on neil autodel sama kaugel kui päikesest. Otsetõlkes tähendab SUV sportlikku tarbesõidukit. Kui sa elad linnas, oleme ausad, sul ei ole vaja maasturi-nimelist kaubikut, veel vähem on sul vaja kastikat. Tegelikkuses on sul vaja autot mugavalt parkida, et see oleks ökonoomne ning sellega oleks linnas ka mõistlik manööverdada. Täna ei räägime ühestki nendest teemadest, mis on Gerdi jaoks olulised. See on Volkswagen Amarok lisavarustusega Adventura ja Hunter. 3 liitrit V6, ligi 250 hobujõudu, pidev 4 vedu, 25 mm tõste, mudarehv, vints ees ja kastis, relvakapp taga luugi sees ja muidugi mattmust värv, mis maksab ligi 3000 eurot. See auto on kõike muud kui mõistlik ja ma tahan seda. Mõtlesin pikalt, kus ja kuidas Amarokist ülevaadet teha ja siin ma olen, keset Paunküla RMK platsi, seega kastikas. Sul on kas seda vaja või sa tahad seda. Vastasel juhul ei ole mõtet pikemalt mõelda. Enamikul ei ole seda vaja. Konkreetne Amarok on pigem selline, mida tahta, mitte vajada. Jah, sellel on kast, kuhu sitased tunked visata ja verine põder vintsida, aga sellega ka asi piirdub. Nagu enne ütlesin, tõste, mudarehv ja muidugi see 3000 eurone värv. See viimane ja komplekti hinnanumber ligi 60 000 on see, mis viitab, et auto pigem hakkaks parkima Mustamäel, mitte siin, kus see täna seisab. Ei mingit lompide vahel laveerimist, vaid otse läbi, kuid käies kas või antud lõkke koha juures näen ma seda tüüpi sõiduautosid siin väga harva. Amarok on siiani mugavaim maastikusuutlik maastur, millega ma olen sõitnud, sealhulgas ka kastikas. Land Cruiser võib olla maastikusuutlik, aga paar kilomeetrit ära sõitnud, saad sa aru, et tegu on pigem üles söönud Charaniga, mahtuniversaaliga, kui millegagi, millega tahaksid võpsi ragistama minna. Sama emotsioon on mul selle 3000 eurose värviga, mida oskaks palju rohkem hinnata mõni paksu kuldketi ja dressides tüüp. See Amarok maksab umbes sama palju kui täisvarustuses Land Cruiser, Wrangler või mis iganes maastur. Seega konkurents on tihe. Ja muidugi selle raha eest saaks 2 Subarut või umbes 4 Dacia Dusterit. Vabandust. Mis antud lõkkekohas oluliselt tihemad külalised. See Amarok on minu meelest umbes 10 000 eurot liiga kallis ning vaevalt, et keegi makstes 3000 euri värvi eest läheb esimeses teeristis oksapesu tegema. Pigem võiks olla auto kaetud veoauto värviga või sama Line X-iga, millega kaetud seest ka kast. Stangetki võiks olla vähem ilusad ja rohkem praktilised. Pole ime, et eelmine proovisõitja on suutnud sellel tagatule katki tagurdada. Aga viga pole Amarokis. Meile lihtsalt ei müüda maastikule mõeldud sõidukeid. Andke andeks, kuid Amarok on luksusmaastur, kuid ometi ei ole sellel adaptiivset püsikiirushoidjat ega 360 kaamerat, mis 15 000 maksval Dusteril vaid 300 eurone lisavarustus. Pakiruum ei käi siiani puldist lukku, nagu kõigil kastikatel, pole ka vihmasensoriga automaatseid kojamehi ja muidugi infolust on nagu lukuauk tilluke, kuid vähemalt toimetab viisakalt. Kuigi navi on kõikidel sõiduautodel üsna juust ja mu telefoni ekraan on sellest suurem. Ja autosse lisada mõni korralik telefonihoidja. Seega ligi 60 000 eest ootaks natukene rohkem luksust või isegi pigem sõidumugavust. Seda enam, et selle autoga on tegelikult pikki otsi päris hea sõita. Käisin Elvas testimas Husqvarna elektrilist akusaagi, mis minu üllatuseks on päriselt ka tööriist. 2 akuga sai hakkama terve päeva, maha võetud puu ja selle kõik ära tükeldab. Bensiinile see päris asendust ei paku, sest külmas aku mahtuvus kukub märkimisväärselt ning päris igal pool ei ole võimalik akusid laadida. Samas linnaoludes, kui hinnad veel vähegi langeks, ma arvan, et ma oleks potentsiaalne klient. Kui olime juba Elvas, käisime ära ka Lätis, odavaid juurvilju ostmas ning sõitsime pikki piiri mööda kruusateid Sookuninga rahvusparki, kus kõige lõunapoolsem matka on. Peale seda risti läbi Eesti, aga stopp, tarbesõidukina hakkavad Amaroki hinnad umbes 40 000. Umbes sama klass, kus kõik ülejäänud kastikad. Kellel on Volkswagen Amarok? See on mulle ja sulle. Kui sulle meeldib seigelda mööda metsi, vahel käia kalal, võib-olla isegi jahil. Tsikliveoks on minu meelest Euroopa kastikad natukene liiga väikesed. Tõsi, hiljaaegu koostöös Volkswageniga pandi isegi Juhani Särglepp poseerima koos Amarokiga, kus sees krossikas, aga mingil põhjusel kunagi ei näidata, kuidas see krossikas sinna sisse saadakse või maha tõstetakse. Aga häda on minusugustega see, et meil ei ole tegelikult vaja kastika. Meil ei ole sitaseid tunkesid ega segumasinat või segukotte.
meil on tegelikult vaja natukene parema maastikusuutlikkusega autot ja tõenäoliselt ostaks ka mina pigem mõne Subaru või Dacia Dusteri, mis selle raha eest pakub oluliselt rohkem sõidumugavust. Aga hinges ma tahaksin ikka seda tõstega Amarokki. Seega, kui sul on kastikad vaja ja pappi on, siis julgustan kindlasti minema proovisõidule. Ja kui sa päris tuuleklaasini mutta ei roni, ei jää ka selle 4vedu kuskilt otsast hätta. Loomulikult saab alati ennast välja vintsida või jalutada traktori järgi. Kui sulle meeldis, vajuta pöial püsti. Kui ei, anna kommentaarides märku miks. Vajuta ka subscribe ja kellukest selle kõrval, et meie tuleviku videotest märguandeid saada. Nii lõugad, ole kuss!